Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse, Skorpionid. Siin on lugemine teile nädalaks 22–28 detsember ehk siis jõulunädalaks. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti, vaatame, mida kaartidel öelda on selle nädala kohta. See on selline rahulik nädal. Mulle tundub, et siin kaardid räägivad sellist hoolimist ja perega koos olemist, et see ei ole selline pidutsemise nagu kaardivalik. Siin on nagu pigem sellist vaikset lähedastega koos olemist, mõtisklust, plaanide tegemist. No nagu jõulunädalale kohane, et ilmselt ongi siin nagu koosviibimist, külastamist, võib-olla sugulaste, võib-olla vanavanematega, võib-olla lastele külla minemist. Aga siin nädala lõpupoole on surmakaart ja surmakaart tähendab uut algust, et midagi vana saab läbi. Ja no see ongi selline enesesse vaatamise aeg, eks aasta saab läbi, uuel aastal on uued algused, võib-olla on teil mingid uued plaanid. Ja nagu selline rahulik, tundub mulle, et sihuke rahulik nädal tuleb, et võib-olla on aeg teha plaane järgmiseks aastaks, suhelda lähedastega. Võib-olla mulle tundub, et siin oleks nagu võib-olla vaja ka kellegagi suhteid taastada, kui te olete võib-olla pisut pahuksisse kellegagi läinud. Võib-olla kellelegi öelnud midagi, mida pärast olete kahetsenud, et võib-olla siis nüüd oleks aeg vana aasta sees veel oma suhteid klaarida, kui te peate seda vajalikuks. Kui ei pea vajalikuks, ei juhtu ka mitte midagi. Inimesed meie ellu tulevad ja lähevad ja tulevad ikka põhjusega ja on tõenäoliselt ka nii kaua, kuni neid meie elus vaja on. Ma võtsin selleks nädalaks teile, armsad Skorpionid, ka Inglitaro kaardipakist lisakaardi ja saime siis endale Gabrieli 8 ja see kaart ütleb seda, et palju tegevust, ootamatud ja kohesed tulemused, oluline on suhtlus. No see kinnitabki seda, see kaart tahtis 2 korda tulla. Et ükskord ta kukkus kaardipakist välja ja ma mõtlesin, et võib-olla pole päris õige, aga teine kord, kui ta sealt välja kukkus, siis oli mulle selge, et see kaart tahab teile seda just öelda, et rõhku sellel nädalal pange suhtlusele, oma lähedastega koosviibimisele, hoidke üksteist, armastage, jagage kingitusi ja tehke plaane tulevikuks. Aitäh teile vaatamast! Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles ja kohtume järgmisel nädalal.